hei armas, Raama siin, Katrin ka. Koos nende imeliste tulpidega, mida ma sulle juba korra näitasin. Raama saatis meid laua taha. Ütles, et me vaatame otsa sõnumitele, mis tahavad tulla meile tulevaks nädalaks. Või siis millal iganes neid sulle vaja on, eks ju. Ja imeline päev on jälle. Päike paistab. Kärbsed, need kevadised põrisejad on juba akna peal. Siis kui sa ei ole neid mitu kuud kuulnud, alles siis saad aru, kui hea oli see vaikus ilma nendeta. Ja need kaardid meid siin kutsuvad ja sest mul oli küsimus, milline pakk meiega tahab rääkida, aga muudkui vahib. No vaatame, mis me peame teada saama. Selles imelises kuldses valguses need kuldsed kaardid. Me ei ole jaganud suga seda, mis eile mu hambaarsti saaga jätkub. Kui ma lootsin, et ma lähen äkki viimast korda, et saan kätte selle kostüümi, paneme suhu ja enam edasi. Siis ei, see ei õnnestu meil mitte. See oli 5. kord, kui võeti vormid. Järgmine teisipäev lähen uuesti. Küsisin, on see tavaline? Ei, loomulikult see on täiesti ebatavaline. Mõtlesin, ega ma juba ju aimasingi seda, et minuga kuidagi on need asjad niimoodi määratud, et ühtegi sekkumist väga kergelt ei toimu, et sellega kaasnevad alati mingisugused ekstrad ja lisad ja erisused ja see, et ma olen saanud lahti nendest põletikest ja mul on hea olla ja ma olen õppinud sööma ja rääkima ja mida iganes. Siis näed sa. Ise mõtlengi, et mine tea, eks ju, meile räägitakse siin, et märtsikuust on medpeetsid esimesed kasutuses nende jaoks, kes siis on päästetud nendest tunnelitest. Et juunikuuks on globaalselt vähemalt 200 tervendussüsteemi kasutusel. Me näeme seda. Aeg näitab meile seda. Ja võib-olla tõesti me ei peagi saama neid imelikke asju endale suhu, mis ei taha siia mitte kuidagi sobituda. Tehakse. Vormile sobitub, suhupanekul mitte. Nii on. Ma ei lase ennast väga häirida, ju siis ma olen suunatud käima iga nädal. Mis tegelikult tähendab minu jaoks, et ma käin ka praegu iga nädal poes. Eks ju, see on mu jaoks täiesti... Ma käisin ju 1-2 korda kuus. Nüüd on tekkinud see tihedus kuidagi. Ja ma olen toonud nüüd aegunud akklihasid, sest et ma ju päästan toitu, eks ju, poest. Ja me saame nende akklihadega nii kanad söödetud, kui kassid, kui koerad. Ehk siis see on olnud üks positiivne asi selle asja juures. Nii, meie esimene sõnum. Vaatame, mis meile veel tuleb. Mida me peame teada saama, siis mida meile tahetakse öelda selle hetkeseisuga, kas siis tulevaks nädalaks või üleüldse, eks ju. Sest me oleme siin ja praegu see on 11 märts. Emotsioone, hoolivust ja müntide kuningas. Mida te tahate meile öelda? Nii. Paki all on meil mõõkade 4, mis ütleb, et tuleb puhata ja aeg maha võtta. Paneme selle ka omale siia ja võtame endale kohe selgitamiseks teid. Ja Hermit ütleb, et tema tuleb ka. Ahah, mõõkade kuninganna
sauade 8 ja päike. Ja sellele mõõkade 4-le sauade 4, 2 4. Meil on siin kuningas ja kuninganna. See tõde rääkiv jumalik naisprintsiip sinu sees. Ja see tugev maandatud materiaalsuse eest vastutav valitseja, see jumalik meesprintsiip sinu sees. Ehk siis otsene sõnum praegu, mida Raama ütleb, puudutab meie kehamasinat ja temaga koostööd. Tões, sina vastutad selle puhtuse eest, selle kerguse eest, kuhu me oleme suunatud oma muutustega. Siia juurde Raama tahab kohe öelda seda, et meie oma kehamasinal läbisime 2 päeva praegu, 2 ööpäeva korraliku puhastuse. Kehamasin ise hakkas ennast puhastama, ehk ta lõi meil kõhu lahti üks õhtu kell 7, puhastas korralikult kuni öösel kella 3-ni, siis lasi meil rahus magada, järgmine päev kõik oli hästi, mitte midagi viga ei olnud. Sõime me ainult hommikul omale ühe munapudru sisse, jõime selle 12 tunni jooksul kummeliteed ainult ja kõige suurem sõber on siis meie muutuste ajal alati kuumaveekott. Midagi muud sinna juurde ei lisandunud. Järgmine õhtu kell 7 hakkas uuesti see murin pihta, aga palju leebemalt, palju kergemalt. Kuumaveekoti võtsin kohe, tegin lihtsalt sooja tee. Ei teinud seekord kummelit isegi mitte, sest ei küsitud seda. Ja jõin oma ruibushi, sest ta on ka rahustav ja seedimist soodustav. Ja see on nüüd see oma kehakostüümi eest otsuseid tegev, teda valitsev, teadlik, tões olev, enda eest otsuseid tegev hingolend, kelle tähelepanu pööratakse siin kiirete emotsionaalsete muutustega seoses. Kes meie emotsioone siin siis nüüd kiiresti hakkavad liigutama. Me teame, et järgmised planeetide seisud koonduvad, eks ju. Ja tõesti selle tuleva nädala sees ja ka järgmisena tuleb loovkuu ja pööripäev ja planeedid kogunevad kõik jäära. Tekib järgmine suur nullpunkt ehk see start, ühistart. Selge, see ei ole enam restart, see ei ole ümbersünd, see ei ole nullpunkt, see on ühistart. Niimoodi ütleb ta. Kus suurt rolli mängib meile päike. Päike ja tema süsteem, see päikese süsteem, kus me kõik oleme omavahel seotud. Kus meie, see on karikate kuus, see on see andmise ja saamise osatähtsus. See on see, kus me üksteisele oleme teadlikult olemas ja toeks. Ja kui see teadlik olend
saab aru, et ta on üks osa sellest päikesesüsteemist, kus toimuvad kiiremad muutused, mis teevad meid väga emotsionaalseks ning samal ajal täidavad meie unistused. Sest see kalakene, see kuldkalakene, kes siit karikast välja hüppab, see täidab selle paasi, printsi, printsessi unistused, see küsib tema 3 soovi. Selleks, et minna sellesse seisu, on vaja praegu puhata, mitte üle mõelda, lasta oma kehal puhata läbi rõõmu, läbi mängude, läbi laulude, läbi selle teadmise, et me astume, me stardime ühiselt sellesse uude energiasse. Nii on. Need visioonid, mida meil on palutud hoida, eks ju, järjest meil on palutud hoida neid visioone. Rama on sulle juba selgitanud ja õpetanud küll, kuidas luua seda oma unistuste päeva, oma unistuste elupilti, millist keskkonda sa enda ümber tahad tunda ja näha. Need, kes ei ole veel meiega olemises olnud, sest iga olemise tund valmistab meid ette just nimelt selleks. Me käime läbi raku tasandil oma kehasid, et lülitada ennast välja kõigest sellest, kus me oleme juba olnud. Väga huvitav, ta ütleb mulle, vaata veel alla. Ja siin on meil sauade kuus, see võidupärg. Sa näed, kui palju tuld siin on. Siin on tuli. Ja päike, see kõige suurem tuli. See tulihobune on tulnud väga võimsate hüpete ja kappamisega, eks ju, tulise kappamisega. Need emotsioonid on järgmised, mis siin laua peal on, mida kokku on meil 7. Ühel pildil 6, teisel 1. Karikate 7 on see külluse, kõikide erinevate soovide, võimaluste rikkus. Ja siin all ma tean juba, et on karikate 8, mis tähendab seda, et kõigest eelnevast tuleb eemaldada. Need sinu mõtted, mis ketravad praegu sinu peas vastavalt erinevatele olukordadele, mida sa läbid oma teekonnal. See jumalik naisprintsiip sinu ees ja sees ütleb väga konkreetselt, et sa pead enda eest hoolitsema, sina võtad vastutuse enda eest. Ka see ei ole meile uudis, eks ju. Mida tahab meile Hermit lisada siia veel? See sõnum oli juba väga selge ja väga ilus. Armas, me oleme ehitanud sulle seda. I'm sorry. I'm sorry. Ma ei tohtinud minna teise teemasse, okei. Oota. Ahhaa, 8, see külluse 8. See, mis ütleb, et kõik need sinu visioonid selles maagiaastas, eks ju, mis on seotud olnud selle uue maailma loomisega, nende tunnete loomisega. Küsi endalt, millest ma hetkes puudust tunnen. Ja teadvusta, et see
mida vajad sina, vajab ka sind. Ja see vajadus ei tule mitte puudusteadvuse tasandilt, vaid see tuleb südamest. See, mis on sinu poole teel. Sest ta on juba sinu ellu kutsutud, ta on sinna määratud tulema. Tunneta, mis see on, mida sa oma ellu praegu järjest siseneda lubad. Mis see on? Ta ütleb, et ta räägib veel meiega. Ja. See on seks. Nii. Vaata endasse, kas see on seks. Nii. Ma lihtsalt tahan sind kogu aeg. Keegi räägib meiega väga konkreetselt. Võib-olla sa tead, kes sinuga räägib. Ma hetkel ei tea, kes minuga räägib. Aina põnevamaks läheb. Ja vaata, see on 888. I miss you. I just want you all the time. I'm too afraid to talk to you. Need on kõik 8. Mis on meil 8? 8 on tugevus. 8 on julgus. 8 on süda. See lõvi. See on tuli. Kõigele sellele tulele lisaks. See kaart on Devili kaart, mis kokku omakorda on 6, mis läheb kokku selle kaardiga, andmise ja saamise kaardiga. See armastuse jagamise kaart. See seks on just nimelt selle poolt, kes on elanud, siia kaardile pandud. Aga see samal ajal tähendab tingimusteta armastust. Number 6. See tähendab, et selle üks olendi elus toimuvad muutused, mis on seotud testide läbimisega. 888. 888. Vastuseis. See sinu vastuseis. Näed sa, kui huvitav, ma ennem vaatasin, et see on ka 8. Ja praegu Rama ütleb, et see ei olnud 8, see on 7. Need 2 kaarti siin on väga sarnased. 8 õitega saua on ka 8 peal, eks ju. Aga siin on sauade 7. See vastuseis, emotsioonide alla surumine. Okei. Teadvusta, et sa emotsioone alla ei suru, vaid sa nad välja lubad. See on nüüd see sinu kui alkeemiku töö, eks ju. Sellest tuli lisasõnum hoopis. Ja. Meil on järgmine 8. Listen to your heart. I could be your hero, baby. Ta kordab nüüd neid sõnumeid, ütleb vaata alla. See oli karikate 7, mida ma juba ennem sulle kirjeldasin. See unistamine ja valikute tegemine. Meil lendas siia 4. 8. Meil lendas siia kuula oma südant. Teadvusta, et sa oled valgus. See valguse säde sinu sees, see osa päikesest, mis täidab südame
kuula oma südant. Nii, aeg on maandada ennast ja teadvustada neid sõnu, mida sa välja ütled. Siin on nüüd see mõõkade kuninganna, kes on see võib-olla väga terava ütlemisega. Ehk siis see sõnade teadvustamine, mida me välja ütleme või mida me kardame välja öelda. Siin on ka meil mõõkade 7. Osatähtsus siis sinu kõnes nii iseendaga kui teistega. Ja meie saaga siin number 8 lõpmatusega sai võimendatud. Teda on 8 korda. Ja see viimane 8 on seotud selle seksiga ja alastusega. See, kes ei julge rääkida, kes tahab sind kogu aeg, kes igatseb sind, kujutab sind ette alasti. Aeg on maandada. Tema sõnum sulle, kes iganes see sinu jaoks on see nüüd siis kaksikleegi sõnum, kes sellel teekonnal on see jumaliku elupartneri sõnum sulle. Ta ütleb konkreetselt, et ta tahab olla sinu kangelane. Ja neid tulemise kaarte siin, see võidupärg tuuakse ju koju, eks ju, visioonid täituvad, päike on meil siin laua peal. Ja ega ei olegi rohkem väga midagi öelda. Hing ütleb lihtsalt ole. Võta aeg maha. Lõpeta vastuseisud. Kuula oma südant. Hoia visioone. Ja kohtume järgmisel nädalal. Ja armas, edaspidi liiguvadki elulooja kroonikad, elulooja pereliikmetele, tulevad ära sealt avalikust ruumist, sellepärast, et need on just nimelt need meie kõige lähedasemad, kellele need sõnumid on mõeldud, ka need kroonikad on mõeldud. Ja kuna me oleme üsnagi avatud olnud kogu aeg ja näitame ja räägime väga palju, siis seda ei ole vajagi kõigile näidata. Meie pereliikme osakond hakkab saama nii kaugele, et me saame ta avada su jaoks ja ootame sind elulooja perekonnaga liituma, et sa saad siseneda siis tegelikult Raama hingeaeda, mida me oleme nüüd rõõmsalt pusinud, ütleme selle ilusa talvise aja. Anna meile tagasisidet, kui sa sinna oled jõudnud, kui sa oled kutseni jõudnud. Eks me siis saame edasi vaadata, kuidas ta edasi arendab ennast meie koostöös. Jah, nii on. Järgmise nädalani. Namaste. Ma pean lisama, sest raamatus ma pean lisama, et sa sellest seksikaardist saaksid aru täpsemalt. See puudutab sinu alla surutud loomingut. Nii et kõik see eelnev jutt, mida me rääkisime ja need kaardid meile ütlesid,
vii see nüüd sinna konteksti, kus sa ei ole veel lasknud väljendada oma kehast välja loomingut. Sa oled alla surunud teatud kiusatusi, neid asju väljendada. Sa oled võib-olla veel hirmude ja häbiga seotud olnud. Ehk siis siin on see meie sakraaltšakra, see loomingu keskus, mis nõuab tähelepanu ja karjub kõiki neid 8 siit välja. See ei pea olema keegi teine. See võib olla sinu enda sees olev plokk, mille sa pead vabastama. Vot niimoodi. Ja ikka järgmise korrani.